Hea kogudus, head kuulajad. Seisame Golgata mäe jalamil, risti all. Kella 9 aeg meie aja järgi löödi Jeesus risti ja praeguseks on siis Jeesus 1,5 tundi juba rippunud ristil, 2 röövli vahel. Prohvet Jeesaja ütleb 700 aastat tagasi, otse kui oleks näinud seda sündmust ette. Nii täpselt sellest, mis toimub suurel reedel. Ja me loeme Jesaja 53. peatükist alguseks salmid 4-11. Ma palun, et kes matemaatikat hindavad lugemist, siis esimeses 3 salmis siin, salmides 4-6, mis ma loen, on 10 korda sõna meie, me. Jeesus löödi meie pärast risti. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta halistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süü ohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. 20 aastasadat on möödas suure reede sündmustest. Inimajaloo suurimast sündmusest, mis planeedil Maa on toimunud. Inimkonna lunastamisest on möödas arvatavalt 2000 aastat. Meile luges pastor Veljo Kaptein nii ilmekalt Luuka evangeeliumi risti löömisloo pikemalt. Ja ma nopin sellest loetud tekstist veel ühe lõigu selle tänase jutluse aluseks. Ja kuuleme veel kord Luuka 23. peatükis salmid 32-47. Aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.
aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama, aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes: kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Aga tema kohal oli ka tahvel: see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda: karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all, meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles: Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle: tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat. Sest päike pimenes, aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja seda öeldes heitis hinge. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au, öeldes: see inimene oli tõesti õige. 17.–18. sajandil elanud prantsuse kirjanik ja usumüstik Madame Jeanne-Marie de la Motte-Caillon on öelnud need võimsad sõnad: Jumal annab meile risti ja rist annab meile Jumala. Osunduse lõpp. Me seisame täna leinava maa ja taeva, inimeste ja inglitega tardunult, valuga hinges risti all, teades, et meie päästja, meie õnnistegija, meie lunastaja kannatab seal meie eest selliseid piinu ja valusid. Meie eest selliseid valu ja piinu, mille teoks ei ole veel loodud sõnu. Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmis 11 on: hea karjane annab oma elu lammaste eest. Apostel Paulus kirjutab kirjas galaatlastele Jeesusest, kes täna ristisambas on, et Jeesus Kristus ostab meid seaduse needusest lahti, kui ta sai needuse meie eest. Galaatia 3, salmid 13-14. Sest on kirjutatud: neetud on igaüks, kes puu küljes ripub, selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Vaatad ristile, seal toimub sinu vabaks ostmine. Seaduse needusest vabaks ostmine. 1. Peetruse kirjas kirjutab Peetrus meie Jeesusest, kes valupiinades on, et kannatav Jeesus kandis meie patud ise üles ristipuule oma ihus, et me pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. 1. Peetruse 2.24.
täna ristisambas rippuv Jeesus kannab Golgata keskmisele ristile nii meie haigused kui meie valud, kui meie patud. Oma kirjas Tiitusele kirjutab apostel Paulus samamoodi Jeesuse ristisurmast 2:14, et Jeesus on loovutanud iseenda meie eest. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Ja oma esimeses kirjas Thessaloniklastele kirjutab Paulus samamoodi ristisurmast 1. Thessalonika 5:10, et Jeesus on meie eest surnud selleks, et me võiksime elada üheskoos temaga. Kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Täna suurel reedel on Jeesus seatud meie ette silmitsemiseks, ellu jäämiseks, otse kui Mooses Jumala korraldusel kõrbeteekonnal järgis Jumala instruktsiooni ja seadis neile päästevahendi, kes vaatasid selle peale, mis seati. Lähme tagasi 4. Mooses 21 ja loeme, kuidas Iisraeli rahvas kõrbeteekonnal vee ja toidu kvaliteedi üle nurisedes sai leeri ohtrasti mürgiseid madusid. Salmid 6-9, 4. Mooses 21. Siis issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ja Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jumalat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja issand ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Osunduse lõpp. Mõtle vaid, kuidas juba vaskmao peale vaadanud inimesed said õnnistatud. Mürk lahkus nende kehast, kui nad olid saanud ammustada ja nad jäid elama. Kui palju enam ei pea siis elama need, terveks saama need ja ära pääsema need, kes täna vaatavad Jeesuse peale. Kui palju enam ei peaks rahu Jumalaga leidma need, kes vaatavad verepisarate maha langemist Golgatal. Jeesus ütles kord suurele Iisraeli õpetajale Nikodeemusele pimedal öötunnil, Johannese 3, salmid 14-18, nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut. Aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Jeesuse ülendamine toimus ristil. Jeesus sai inimeseks jõuluööl. Enne seda olid olnud
täielikult Jumal. Nüüd siis ka Jumal ja inimene ühes isikus. Ta oli kõiges meie sarnane, ometi ilma patuta. Kui teda ristipuule ülendati, siis ta kandis meie patud, needused, nõtrused, haigused. Inimese poja ülendamise mõte seisnes selles, et ta päästaks ära need, kes usuvad. Kui Iisraeli rahvas kõrbeteekonnal sai madudelt hammustada, siis üksnes need, kes silmitsesid ridva otsa seatud vaskmadu, need jäid elama. Kes elama tahab jääda, silmitse Jeesust. Vaata tema peale. Samamoodi me usume, et Jeesusele vaadates, teda vastu võttes me saame igavese elu. Jumala armastus muutub päästmiseks meie jaoks sellest hetkest, kui me selle vastu võtame. Oma eilses suure neljapäeva jutluses mõtiskles pastor Rein Uuemõis, mida pidid tundma Johannes, apostel Johannes, Jeesuse ema Maarja ja Jeesuse isa taevas, vaadates Jeesusele. Osunduse lõpp. Mulle sai see mõte nii elavaks, mida pidid tundma Johannes, Jeesuse ema ja isa taevas. Mõtlesin, et just neil oli võimalus vaadata otse Jeesuse silmadesse, erinevalt kõigist teistest, kes seisid kaugel eemal. Suure reede sõnum on see, et päästmist pakutakse kõigile. See, kes usub Jumala pojasse, kogeb armastust ja talle kingitakse igavene elu. See päästepakkumine kõlas juba Petlemma väljadel, kui jõuluööl laulsid inglid: au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. 20. sajandi moodsatele inimestele kõnelenud Ameerika kristlik teleevangelist Robert Harold Schuller esitab küsimuse ja siis ka kohe vastab selle ise. Mis on rist? See on miinus, muudetud plussiks. Osunduse lõpp. Sel samal sümboolikal on jutlustanud ka Aafrika Billy Grahamiks kutsutud Saksa-Ameerika nelipühi evangelist Reinhard Bonke. Me kõik oleme sündinud miinusega, aga rist sai meile plussiks. Verel, mille Jeesus ristil valas, on vägi. Osunduse lõpp. Hea kuulaja, rist räägib meile täna sellest, et Jumal armastab sind, mis aga iial ei ole teinud või tegemata jätnud. Jumal armastab sind. Jeesuse ristil rippudes pimeneb päike. Templi ülipaks vahevaip püha ja kõige pühama paiga vahel käriseb keskelt lõhki. Evangelist Matteus lisab kirjeldusele veel juurde, Matteus 27:51. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid. Ristil rippudes ütleb Jeesus need 3 kõike muutvat sõna. See on lõpetatud. Johannese evangeelium 19:30. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud ja langetanud pea, heitis hinge. Kes loeb kreekakeelset Uue Testamendi väljaannet, siis seal on meie 3 eestikeelse sõna asemel
see on lõpetatud, vaid üksainus kreeka sõna tetelestai, mis räägib eesmärgile jõudmisest ja selle saavutamisest. Kõik Vana Testamendi ettekuulutused said selle sõna väljaütlemisel täidetud. See on lõpetatud. Tetelestai. Sellega oli Jeesus kogu maapealse ülesande täitnud ja lõpetanud. Nüüd andis ta ennast surma meelevalda. Apostel Paulus talle antud tarkusega õpetab 1. Korintuse kirja 15. peatükis, salmides 1-4, et evangeelium, mida tema kuulutab, koosneb 3 põhiasjast. Ma loen 68. aasta tõlkes. Ent ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, mille te ka vastu võtsite ja milles ka püsite ning milles te ka õndsaks saate, kui te peate seda kinni nende sõnadega, millega mina teile seda kuulutasin. Olgu siis, et asjata saite usklikuks. Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi. Ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi. Kui raske on näha Jeesuse surmaheitlust Geetsemanis. Tema verepiiskadena maha kukkuvad higi, koletuslikku agooniat, peksmist pingis, surmakrampe. Et see on kokku evangeelium. Ka tema surm. Need 3 tõsiasja, Jeesuse ristisurm, matmine, ülesäratamine on kõigi 4 evangeeliumi põhikoostisosa. Ka 1. Korintuse kirja koostisosa. Meie jaoks saadeti maailma Messias, kes päästis maailma. Ja iga inimene planeedil maa võib õndsaks saada nende 3 punkti alusel, mida Paulus korintlastele õpetab evangeeliumina. Esiteks siis, sest ma olen issandalt teada saanud, mis ma olen teilegi andnud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi. Vana testamendi sisuga tuttav õpetlane lisab, et Jeesuse surma puudutav informatsioon on samuti kirjade järgi ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi. See on evangeelium, head sõbrad. Jeesus suri, maeti ja äratati üles 3. päeval. Apostel Paulus õpetab seda evangeeliumina. Ristist rääkides ütleb ta veel 1. Korintuse kirjas, 1. peatükk, salmid 18-24. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkusi ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. Kus on tark, kus on õpetlane, kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus. Jumala vägi
ja Jumala tarkus. Apostel Paulus kuulutab julgusega Jeesuse mahamatmist, surnust üles äratanud ka toona selle maailma suure pealinna Rooma linna rahvale. Rooma 6, 3-5. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, otse kui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Samasugust evangeeliumi kuulutab apostel Paulus Kolossas elavatele kristlastele Kolossa kirjas, kus ta ütleb neile: kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist, ning teid, kes te olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning on selle kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallud, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Rist kahe röövli vahel. See on otsustuskoht meile. Mida me teeme sellega? Jeesuse surma liginedes kõnetavad teda kaks erineva mõtteviisiga kurjategijat. Üks neist, kellest me täna lugesime, ütleb teda pilgates, Luuka 23:39. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijast teotas Jeesust: eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Teine kurjategija aga temasse uskudes, tema poole palvetades ütleb, aga teine sõitles teda, Luuka 23:40. Aga teine sõitles teda: karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles: Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle: tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Armsad, uskuja jaoks on nii kerge päästetud saada. Nii kerge paradiisi saada. Kuivõrd erinevad võivad olla inimeste mõtted ja mõtteviisid selles, mis on õige ja selles, mis on vale. Isegi rist ei suuda inimestele aru pähe panna. Kui erinevad on nende mõtteviisid, kes Jumala poolt on, kes pooldavad teda ja kes tema vastu on. Kui erinevad on inimeste mõtteviisid, kes pooldavad sõda ja kes sõja vastu on. Kui erinevad mõtteviisid on inimestel, kes Jumala armu vastu on võtnud ja kes seda ära põlgavad. Tänan tänasel suurel reedel selle targa röövli eest. Minu jaoks on 2 säravat risti seal Golgatal, mitte ainult 1. 2 meest lähevad sealt paradiisi. Ma tänan Jumalat selle targa röövli eest, et ta palus surmapingis reppudes, et teda paradiisi vastu võetaks ja suurel reedel ta ka paradiisi sai. Kui Jeesus nii ütles, siis sinna nad läksid.
Sellest suurest reedest peale võib iga röövel, sõjakurjategija, ükskõik kes Jumalalt armu palub, oma patud andeks saada ja paradiisi saada. Mõelda vaid selle teise röövli peale, kes oli paradiisi ukse juures ja põlgab selle ära. Ei ole vaja. Kallis väimes Veljo kapten, kes siin rääkis oma imelisest pöördumisloost just. Ka üks olevist 7 pastorist, Karjane, mu vanema tütre Hanna mees, on praegu 5 lapse isa. Ja 12 aastat tagasi kevadel oli tal väga tõsine haigusjuhtum. Ta kahtlustas pikki päevi, et tal on toidumürgitus. Ta oli nii haige, et tulles pühapäeval kirikusse, vanem pastor vaatas, see mees tuleb koju saata ja saatiski ta koju. Kodus lõpuks kutsub ta perearsti. Õnneks oli tark perearst, see ei hakanud mingeid rohte pakkuma. Kogenud meedikuna diagnoosistas silmapilkselt ja õigesti. See on pimesool ja see on juba lõhkenud. Ning ta tellis Veljole ka kiirabi. Mõni hetk hiljem on Veljo juba operatsioonilaual. Operatsioon kestab kaua. Ilmnes, et juba on tekkinud kõhukelme põletik. Olukord oli kriitiline. Ta pandi intensiivravipalatisse koos 2 raskema juhtumiga patsiendi vahele. Kogudus koos omastega palvetas innukalt. Veljo soolestik keeldus töötamast. Sel ajal, kui ta on ise üliraskes olukorras 2 surija vahel, leidis Veljo ometi eneses jõudu ajada end oma voodist välja, kus ta oli mitme voolikuga ühendud, mis ta kõhust välja turritasid, kogusid seerumit ja kogus oma voolikud kõhu peale kokku, komberdab siis koos voolikuti ja tilguti hoidjaga kõrval oleva patsiendi juurde küsimusega, kas too soovib, et tema eest palvetatakse. Too naine, keda Veljo kõnetas, oli väga nõrk. Naine suutis vaid pilgutada silma ja pisar voolas ta silma mööda alla. Veljo palus kogu jõudu kokku võttes temaga patuse palve ja komberdas vaevuste ja valudega tagasi voodisse. Too naine suri peatselt ja läks taevasse. Mõne aja pärast sätib Veljo taas oma voolikud kõhu peale kokku ja komberdab koos tilguti ja selle statiiviga teise kõrval oleva surija voodi juurde, kes lamas temast teisel pool. Oli samuti suremus haige. Ja ta esitab selle sama küsimuse, kas te soovite, et ma teie eest palvetan? Peletas too patsient oma viimset lootust eemale endast, näidates, et ta ei taha sellest midagi kuulda. Peatselt suri ka tema. See pilt sellest intensiivravi palatist Tallinnas on nagu pilt 2 röövlist, kes kumbki tegi oma kaalutletud otsuse, kaalutletud valiku. Nad mõlemad surid, aga üks sai õndsaks ja teine jäigi hukka mõistetuks. Jeesus räägib 2 teest, mis inimese ette on pandud. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Pastor Rein Uuemõis on kord öelnud, Eesti rahva üheks suureks patuks on Jumala häbenemise vaim. Eesti rahvas, ärka!
Jumalat ei ole vaja häbeneda. Pattu ja kurja ja rumalust on küll vaja häbeneda. Jumalat ei ole vaja häbeneda. Lubage mul täna suurel reedel jagada maailm nende 2 röövli kaudu 2. Üheks, kes tahab õndsaks saada, paradiisi saada, teiseks, kes ei taha sellega midagi tegemist teha. Kes pilkab kõike ausat, ilusat ja õnnistegijat ennastki. Jeesus kandis meie patu, sõltuvused, needused, viha ja kibeduse, negatiivsuse, kõik, mis meid maa peal õnnetuks teeb. Me kõik oleme valikuvabadusega täna suurel reedel. Kas valida elu või surm? Nii nagu 5. Moosese raamat meile valikud ette seab, 5. Mooses 30:19. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Kuule, sinu valikust sõltub ka sinu soo tulevik. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Eile õhtul laulsime siin Ameerika laulukirjutaja, helilooja, jutlustaja George Bernardi imekaunust laulu sõnadega: õudse mäekünka peal seisis põlatud rist, mis ma ilmale pahanduseks. Oh, kui sa armastan nüüd seda risti, kus kord suri issand mind lunastades. Oh, see rist mulle armsaks on saanud, selle vägi mind õndsaks on teinud. Risti teotust ma siin kannatan, kuni krooni kord pärida saan. Oh, see põlatud rist on nii auline tõest, aga paljudel tundmatu veel. Püha Jumala tall nõrkes kord selle all, käies Golgata valude teel. Ära needmise puu imesaladusest elu lootus mul õitsema lõi, sest et issand ta peal suri kõikide eest, seega pääste ka minule tõi. Selle risti eest ma tahan rõõmuga ka häbi teotust siin kannatada, kuni taeva ma lähen, sinna igavest jään rõõmu, õndsust ja au pärima. Hea kirikuline, hea ülekande jälgija, tee oma otsus juba täna. Täna on sinu päev, täna on su võimalus. Palvetame. Issand, kõik väeline, täna me seisame valiku mäel, valiku ees suurel reedel. Mida otsustan mina? Soovin ma armu saada? Soovin ma öelda: issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, päästja, ole mulle patusele armuline. Issand, ma palun, et meie rahvas võiks ärgata elule, usule, mõistmisele. Meie rahvas võiks aru saada, nad on lunastatud. Me palume su ette meie rahva kodumaal ja võõrsil. Me palume, et suurem osa Eesti rahvast saaks päästetud. Me palume Ukraina rahva eest, neile on saadetud piibleid, uusi testamente. Nende lugemine selles sõjaolukorras on kindlasti teise aktsendiga kui meil siin rahu olukorras. Palume õnnista kõiki, kes aitavad kannatajaid. Kõiki, kes on oma autod viinud Ukrainasse, oma abi sinna saatnud.
Seal Ukrainas on ka nagu Golgata mägi, kus inimesed võivad appi hüüda. Seal on tõotud rahva lapsi. Issand, me palume armu maailmale, Eestimaale. Me palume, et selline ärkamine läheks üle Eestimaa, kus suurem osa sellest rahvast saab päästetud. Me palume, kõneta kedagi täna suurel reedel, et ta võiks öelda: Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg päästja, ole mulle patusele armuline. Mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Röövlipalve oli ühest lausest koosnev. Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Palun, et keegi võiks täna öelda: mõtle minu peale, Issand. Mõtle minu peale. Tahan armu leida. Anna mulle jõudu pöörduda, uskuda. Ma palun, et see maailm saaks paremaks. Ma palun rahu Jeruusalemmale, suure kuningalinnale, kus väljapool linnamüüre toimus lunastus, kus toimus ülestõusmine. Ja ma tänan, et sina, Jumal, valitsed maailma üle ka siis, kui su poeg sureb, alla surmavalda läheb ja sealt üles tõuseb uue maa värisemisega. Au olgu, Jumal, sulle, kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim.